Ja nüüd tänase päeva meie viimane osa alati 25. novembril Eesti Naisühenduste Ümarlaud annab välja Valge Lindi auhinna. Sellel aastal see auhind läheb ühele väga heale ja sooja südamega naisele, kes täna meie hulgas siin füüsiliselt kohal ei saa viibida ootamatuse tõttu. Aga nagu hommikul juba ütlesin, Ekspress on temast kirjutanud väga vahva persooniloo ja Harda Rooslale annan sõna. Tervitan teid, olen ma kuulda? Tervitan teid rahvusvahelisel naistevastase vägivallaga võitlemise päeval Eesti Naisteühenduste Ümarlaua poolt. Tänase päeva liigutavamad laused minu jaoks olid Kadri Soo naiste varjupaikade uuringust, kus naised ütlesid, et ma tundsin, et ma lähen kellelegi korda. Kui teine naine ütles, ma ei mäleta sõnu, mida ta rääkis, ma mäletan, et rahunesin maha. Ta kuidagi rahustas ja see mõjus mulle väga hästi. Ja minu silme ette kerkis katkiste naiste kiirabi, nagu Eesti Ekspress teda tänane nimetab, Kait Sinisalu, psühhoterapeut, kellele me täna anname üle Valge Lindi auhinna. Teenete eest, mida ta on teinud vägivalda kogenud naiste heaks. Esimest korda 12 aasta jooksul juhtub nii, et Valge Lindi auhinna saajat ei ole praegu ja siin meie hulgas. Loodan väga, et Kait Sinisalu näeb meid veebi vahendusel ja soovime talle kiiret paranemist. Niisiis, Kait ütles tänases videoesinemises ühe kurva numbri 3. Need olid 3 naist, keda ta päästa ei suutnud, kes kaotasid vägivalla tõttu kõige väärtuslikuma, mis ühele inimesele eales on antud, elu. Aga me ei saa kunagi teada, kui paljude naiste elu on Kait Sinisalul õnnestunud päästa oma tööga. 7 aastat on ta töötanud psühhoterapeudina naiste varjupaikades, praeguseks tugikeskustes. Kindlasti on ta aidanud muuta elamisväärsemaks 100 vägivalda kogenud naiste elu, aidates neil leida endas jõudu vägivalla ringist välja pääsemiseks. Lisaks sellele tööle naiste varjupaikade tugikeskuste ja tugitelefoni 1492 juures on ta koolitanud oma kolleege, väga paljusid koostöövõrgustike liikmeid, politseinikke, prokuröre, sotsiaaltöötajaid, lastekaitsetöötajaid ja spetsialiste, aga ka õpilasi ja üliõpilasi. Niisiis, ENÜ Valge Lindi auhinna meene on traditsiooniliselt läbipaistev. Ja sellega me tahame öelda, et naistevastane vägivald ei tohi olla varjus, ei tohi olla suletud seina taga, see peab läbi paistma ja meie ühiskonnana peame selle hukka mõistma. Täna põleb selles läbipaistvas vaasis ka tuluke ja see tuluke on see lootuskiir, see valguskiir, mille Kait Sinisalu on süüdanud paljude vägivalda kogenud naiste hinges. Suur tänu talle selle eest ja aplaus. Demonstreerin teile ka meie diplomit, mis käib kaasas meenega ja loen teile ette teksti. Eesti Naiste Varjupaikade Liidu psühhoterapeut Kait Sinisalu. Täname sind, et oled aidanud 100 naistel leida väljapääsu vägivallast, oled koolitanud nii kolleege kui paljusid teisi võrgustiku liikmeid, oled aidanud vägivalla märkamiseks avada silmi nii noortel kui ka kogu ühiskonnal. Täname sind, et oled alati olemas, kui sind vajame. Aitäh, Kait! Ja aitäh kõigile, kes täna olid terve päev meiega, aitäh ministritele, aitäh Riigikogu liikmetele, aitäh spetsialistidele, kes on osalenud. Et kokkuvõtvalt võib öelda, et täna päev siin saalis see hõng on see, et me oleme tegelikult riigina ühiskonnana õigel teel ja tänu teile me oleme sellel õigel teel ja ma loodan, et me ei kaldu sellelt kõrvale ja kuna me siin niimoodi üheskoos ühel nõul
teatud probleemides, mis ka saalis tõstatusid oleme, siis arvan, et me ei lase ka meie poliitika kujundajatelt sellel teelt kõrvale kalduda. Et liigume edasi ja suur aitäh teile, et olemas olete.